Sepa Mahetalu traktor on juba üle 30 aasta vana, aga pole senini attunud ja teeb oma tööd auga. Perepoeg Jormal on vaja iga päev lehmadele toit ette viia. Talu piimast valmivad keefir, kodujuust, või ja muud piimatooted. Pereema Nele praeb aga hommikuks grilljuustu, mis on praegu eriti minev kaup. Jaa, see on väga populaarne. Armastatakse grilljuustu nii suvel kui ka talvel. Nii soolase kui magusana. Ja väiketootjatele on see ainult suur rõõm. Vaatame, kuidas sellega siis on. Ja päris ilus. Klassika on muidugi see, et süüa teda murakamoosiga. Samas ei pea see ilmtingimata just murakamoos olema, sobivad ka mingid teised juustumoosid või lihtsalt moosid. Mina ise pean grilljuustu üheks suureks plussiks seda, et sellest saab suurepärase toitva hommikusöögi ilma eriliste selliste lisandite ja keerutamisteta, sest ta valmib väga kiiresti ja kui seda süüa, siis ta täidab kõhtu, et põhimõtteliselt suurepärane selline hommikusöögi osa. Sepa Mahetalus valmistatakse grilljuustu mitu korda nädalas. Ja mis viga seda valmistada, kui pärast aastate pikkust pingutamist on lõpuks valmis saanud tunnustatud köök. Oleks tegelikult hea, kui ta saaks mingi 3 minutit siin rahuneda. Ühe pisikese talumeierei jaoks on see suur saavutus. See muudab väga palju, sest peale tunnustuse saamist on võimalik müüa restoranidele, kauplustele, teistele väiketootjatele. Ja meie jaoks tähendab see näiteks seda, et kui meil varem talveperioodil oli väga väikesed sissetulekud, sest laatasid ju talvel teadupärast eriti ei ole, siis nüüd sellest aastast, kui meil on esimest aastat tunnustus, on meil müügid stabiliseerunud, sest kauplused tellivad põhimõtteliselt üsna ühtemoodi aastaringselt. Ja see tähendab seda, et kui me muidu olime nii, et me talvel põhimõtteliselt